Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Nii, miks sai sinu elukohaks just Vilsandi, kuigi Eestis on ju veel nii palju saari? Nojah, see küsimus võiks kõlada ka niimoodi, et miks on sinu naine Margit, kuigi Eestis on veel nii palju naisi. Ikka juhus või saatus, et vahet ole lapsepõlvest üks õnnelik päev, mis tõi mind sinna. Mis oli sinu esimene looming, mida tutvustasid ka rahvale? Minu esimene looming, mida keegi teine peale minu kuulis, oli üks laul, mille nimi oli Sõprade laul nr 1. Seda ma laulsin lastekirjanik Keino Välile. Et olime kahekesi ruumis ja laulsin ühe korra ja siis palusin laula veel. Ja siis ma laulsin 20 korda järjest seda laulu ja sain aru, et midagi on sündinud sellist, mis alles jääb. Mis viisid sellise eduni? Ise ma ei tea, mis edu, ega ma ei tunne seda edu niimoodi, et ma olen mingi edukas, aga ma arvan, et ma teen midagi ainult siis, kui ma tunnen, et ma tahan seda teha. Ma ei tee kunagi ühtegi asja kohustuse või vastutahtmist või mingi muu asja pärast, et siis, kui nii palju kui südames midagi esile kerib ennast, siis ma selle millekski vormin. Kust sa inspiratsiooni saad? Ja see on inspiratsiooni, ma ootan seda, aga see tabab sind alati ootamatust kohast. Sa võid saada inspiratsiooni meie praegusest vestlusest, võib mingi hoov, et sellest võiks teha mingi teose. Või see võib juhtuda merel vaadates suuri laineid. See võib juhtuda unenäost. Igal pool, kui su kõrvad on lahti, silmad ja sa vajad inspiratsiooni, siis sa leiad seda. Näidendi ristumine peateega esietendusest on möödas umbes 18 aastat. Wow, see oli alles eile. Aga kuidas sa tänasel päeval hindad seda menukat näidendit? See näidend ristumine peateega, ma arvan, ta oli ikka oma aja näidend. Ta praegu juba ei saaks teda mängida niimoodi tänapäevaselt, et kõik kehtib. Nüüd tuleks seda mängida ikkagi kui 20 aastat vana näidendit, sest aeg on muutunud. Juba need rahanumbrid, millest seal räägitakse, see kõik on muutunud, devalveerunud. Aga see, mis inimesed omavahel suhtlevad ja ma arvan, see on kõik sama. Nii et tegelikult teda välismaal siiamaani veel aeg-ajalt mängitakse, nii et nad siis midagi leiavad sealt. Milline oli inimeste tagasiside sellele teosele? Inimeste tagasiside rõõmustas mind väga, kui seda mängiti seal linnateatris, mille ma ise lavastasin üle 100 korra ja juba esietendusel ma nägin, et inimesed naersid südamest, kui oli naerukoht mõeldud ja olid aud vaiksed, kui oli mingi mõtlemiskoht ja ma sain. See oli minu elus, selles mõttes algas minu elu sellest näitemängust, et ma olin ennem olnud üle 10 aasta juba näitleja, ma ei olnud kunagi tundnud sellist kiitust või sellist õnnestumise tunnet, kui peale seda näitemängu. Ma sain aru, et ma lõpuks teen mingit asja, mida ma oskan või mis mulle meeldib tõeliselt. Mis oli sinu eesmärk öelda selle näidendiga? Minu eesmärk selle näidendiga, aeg oli selline väga suure muutusaeg, kui ennem seda Eesti aeg, kui Eesti sai kapitalistlikuks riigiks, siis meile ei tähendanud nooruses raha mitte midagi. Me ei teinud iial mitte midagi raha pärast. Me ei pidanud mõtlema, et kust me homme raha saame ja ei pidanud valima töökohta selle järele, et kus rohkem palka saab. Ja korraga ma tundsin, et see kõik muutub oma nahal. Sain aru, et mul on pere, keda ma pean toitma ja ma pean hankima kuskilt
rohkem raha ja sain aru, et see läheb nii, nagu ta läkski. Et inimesed on praegu täiesti rahaorjad ja see oli nagu veel viimane appikarje minu poolt, et see ei ole äkki õige tee. Kas sinu tegelastel on ka prototüübid? Ei, tegelikult ei ole. Pigem olid mul silma ees mingid näitlejad. Ma kujutasin ette, et kuidas nad võiks mängida seda rolli ja ka elust enesest ei ole. Aga need nimed, need kalannimed? No see on kirjaniku oma väike lõbu, mida vahel kirjanikud lubavad, et teen siukse nalja, kõigile kalanimed, kui kuldkalast oli jutt ja. Kas sa oled lugenud Eduard Vilde Mäeküla võimamest? Jah. Ja kuidas meeldis? Ei mäleta, oli siis vist 5. klassis või 6. Aga selle sõnumit tead? Ma arvan, et ta oli ka see, et raha teeb inimese hulluks, ajab hulluks. Midagi sellist oli. Ja kohaks nüüd ja praegu. Kas sellel on ka mingi mõte? Eelne? See määratlus oligi see sama, et ma sain aru, et see on selle hetke lugu. Ja selleks omal ajal väga hästi läks, et oligi hästi ajas. Kõik tundsid, et see raha on hakanud neid rohkem puudutama kui varem. See raha teema ja imede teema. Sa tegid näidendi raha pärast. Kas sul oli raha puudus või tahtsid näidata oma suhtumist rahasse? Mul oli väga suur rahapuudus. Mul oli 2 poega ja mul oli väike teatripalk ja naine istus lastega kodus ja ennem palgapäeva käisin ikka põranda pragusid noaga läbi ja kusseti vahesid ja laste hoiukarpe ja et kuidagi hakkama saada ja siis kuulutati välja näidendi võistlus. Ja ma vaatasin, et peahund saab, see oli Eesti rahas vist veel 80 000 krooni. Ja ma sain aru, et ma pean võitma selle. Asusin kohe järgmisel päeval näitemängu kirjutama. Kas sa oled pidanud valima armastuse ja raha vahel? Ei ole pidanud valima ja ei kujutagi ette, kuidas see võimalik oleks. Ma arvan, et naised rohkem valivad raha ja armastuse vahel. Kas sa tead, mis on kirjandusraal? Ma olen nagu midagi kuulnud, et mingid Tartu koolid, Nõo ja mingi Tamme gümnaasium, ei. Nad tegid mingisuguse algatuse. Kas teadsid, et selle võistluse üheks ülesandeks oli sinu ja Vilde teost võrrelda? Ei teadnud. Seda ma ei teadnud. Aga mis sa arvad, et miks selline võrdlus on välja pakutud? No ikka see mõlemad vist räägivad rahast ja et mis raha võib inimesega teha. Mis tunne on, kui sind pandakse kõrvuti sellise kirjanikuga? Noh, mis siin salata, tunne on väga tore. Aga kas see on ka ära teenitud, seda ma veel ei oska öelda. Aga muidugi on hea tunne. Ma ei saa öelda, et oi tuht halb tunne. Nii, aga siis see lõpu küsimus. Kui suurt rolli mängib raha sinu elus? Ta ikkagi mängib see raha minu elus rolli, et nooruses eriti, kui ma rääkisin, et on väga suur vastutustunne kuidagi sisse tulnud geenidega ja see vastutus oma pere eest, et kõigil oleks kõik olemas, pead vaeva nägema, seal kodusid rajada aga nüüd, kui mul on kõik olemas, mul ei ole enam midagi vaja, siis ma saaks hakkama väga väikse rahaga ja järjest vähem ma raha peale mõtlen. Aga rahaga saab, minu kirg on ikkagi reisimine ja reisid on rahaga mugavam vanal mehel kui ilma rahata. Ja vabadust annab ka, et ma ei pea iga päev tööl käima, vaid natuke on raha selles mõttes, et ma ei ole päris vaene. Et ma saan oma maksud maksta selle sama ristumine peateega, mis on mulle väga palju raha sisse toonud. Ma kirjutasin selle näidendi motoks, enne kui ma hakkasin midagi kirjutama. Esimene asi oli, ja ma teadsin, et ma kirjutan selle näitemängu raha pärast. Ja ma ei tean veel, mis edasi saab. ja ma ei tea, kas jumal või kurat keegi kuulis seda.
minu appikarjet ja siiamaani see kui toob mulle raha. Aitäh! Täpselt. Silver, kus on sinu kullamäe?